No nii, õpetajad, hakkame pihta. Ma vaatan siis kõigepealt üle selle nimekirja, et kas ma olen uueks õppeaastaks valmis. Ma panen siia selle topsi peale. Nii, esimene. Klassiruum on korras. Sahtlitest, kappidest ja riiulitelt võtsin kõik asjad välja ja nii edasi, et siit saate ise lugeda, mis seal peaks olema. Klassiruum on valmis. Osade õpilaste õpikud on laua peal, osad käisid juba võtsid ära raamatukogust. Juba eelmises videos ma ütlesin, et ma kõik sahtlid ja kapid käisin juba üle. Siin oli siis, et seintel on abistavad plakatid, postrid ja pildid. Et sinna taha, seal kus on wonderful work, siia tulevad siis õpilaste tööd, aga selleks, et sein ei oleks lihtsalt niisama tühi, panin ma need ajutiselt, need plakatid sinna või lehed. Klass näeb siis välja selline. Üleval on siis numbrid, siis on seal tähestik. Esimeses teises klassis on meil pidevalt see big, small, short, long teema, nii et need on mul ka seal olemas. Siin on siis kaardid, värvid ja mõned sellised olulisemad fraasid. Nii, vaatame järgmise üle. Töölaud on korras. Töölaual on mul siis üsna vähe asju. Mul on see pliiatsitopp siin ja IKEA-st ostetud siis see taimer. Praegu on mul siin tunniplaan ka, aga selle ma võtan siit pärast ära. Nii, igal asjal on oma koht, sahtlid ja karbid on sildistatud. No sildistamisega, et oli juttu sellest, et kas ma panen sinna sildid või mitte, ma otsustasin, et ma ei pannud sinna silte ja võtsin ära ka tegelikult sildid nende sahtlite pealt, et siin mul ka praegu silte ei ole. Ma mõtlen, võib-olla millalgi panen tagasi, võib-olla ei pane. Eks ma siis pärast otsustan. Aga siin on näiteks sildistatud on mul siit need sõnade tööde mapid. Siit on need sahtlid materjalidega on sildistatud. Siis on see, need kaks on siis see, kui õpilased teevad mingit tööd, sõnade tööd näiteks, siis nad ei pane töid minu laua peale, vaid panevad siia sisse, tavaliselt ma tõstan selle siia poole, et siis nad omast tempos tulevad ja panevad tööd siia sisse. Nii, rohkem silte mul kuskil ei ole. Nii, järgmine siis, kõik vajalikud vahendid on olemas, pliiatsid, no siin mul on olemas kõik pastapliiatsid. See punane, roheline, oranž on siin sellepärast, et ma teen seda sõnade tööde tabelit täidan, et õpilastel oleks siis silme ees hästi näha, et kuidas neil sõnade tööd tulemused on. Kriite mul pole vaja enam, kriite mul ei ole. Päevik on olemas, ma kohe võtan selle kotist välja. Päevikuks on siis sel aastal Seiki õpetajapäevik, et sellest ma juba ühes videos rääkisin ka või postituse vist tegin. Et tunniplaani ma pole siia veel sisse kandnud. Nii, tunni konspektide mappi mul ei ole, mul on siis tahvelarvutis on kõik olemas, mul on siin digitaalne märkmik. Märkmepaberid, kleepsud, taimer ja igasugused muud pudi-podi. Need on mul kõik, kas siis siin sahtlites või siis siin näiteks. Kõik mul on ilusti ära pandud. Ja jäätise pulkad õpilaste nimedega on mul siin topsi sees klasside kaupa siis. Järgmine õpilaste õppevahendid on olemas valged tahvlid. Need on mul seal taga. Siin on siis, seda ma olen varem rääkinud ka. Siin on siis need valged tahvlid. No nii, keegi on siia musu kirjutanud. See ei tule ära ka või? Tuleb küll, ma pean pärast ära puhastama. Ühesõnaga valged tahvlid on siin. Markerid on siis uued sel aastal ja kustutajad on ka siin olemas. Et tavaliselt, kui me hakkame neid kasutama, siis ma saadan need 2 kollast mida iganes, mis need ka ei oleks, saadan klassis ringi ja siis nad ise võtavad sealt seest endale. Nii, järgmine. Mapid on korrastatud, materjalid sorteeritud, tarbetud lehed ära visatud, uued koostatud. Et mapid on mul kõik seal taga olemas ja nendest ma tegelikult juba olen rääkinud ka. Et seal on mul kõik korda tehtud. Ja arvutis on mul, siin ongi kirjas ka, et arvuti on töö korras, failid on korrastatud, täna ma tõstsin kõik
failid ka Google Drive'i, nii et põhimõtteliselt me enam laptopi ei peakski kaasas kandma, mul on kõik asjad nüüd ka Google Drive'is olemas. nii veebilehed ja lingid on salvestatud. Ajatäitjad, Anna Ajula puhkust on mul siin üleval olemas. Et siin on erinevaid tegevusi, mida saab kasutada. Rahuda õpilase abivahendid, vot need mul ei ole valmis pandud. Nendega oli selline lugu, et mingi põhjusel hakkasid need järjest kõik katki minema mul eelmine aasta, et ma viskasin väga palju neid ära. Ma pean vaatama neid üle, sest mul väga palju ei olegi tegelikult alles. Et siin on erinevad mänguasjad, mida meil on vaja kasutada tundides. Aga neid rahutu õpilase või lapse mänguasju väga palju mul enam alles ei olegi. Midagi. Nii, siis lisamaterjalid varem töö lõpetanutele. Need on mul siin mapis olemas. I'm done, now what? Et mul enam ei ole, varem mul oli klassi tagaotsas oli olemas selline riiulitega selline kapike, kust nad said ise kas ajakirju asju valida, aga selle ma viisin ära. Nii, tunniplaan. Vot ei ole, minu oma on siin olemas, aga õpilastele stendi peal tegelikult on olemas mul tundide ajad on olemas ja tunniplaani ei ole. Aga võib-olla seda tegelikult mul ei olegi vaja, sest et õpilased ju vahetuvad mul see. No vaatab. Nii, õpilaste sünnipäevad on üle vaadatud. Sellest ma juba ka rääkisin, see on seal taga otsas. Nägu on ikka parandamata. E-kooli stuudiumis ei olnud, täna hommikul vaatasin, ei olnud päevikud ja õpilaste nimekiri veel. Et seda siiamaani linnukas teha ei saaks praegu. Õpikod on läbi töötatud ja töökovad on valmis, välja arvatud 10. klass, et sellega läheb mul natukene aega, sest et see on uus õpik minu jaoks ja ma ei ole tervet õpikut läbi ka töötanud, nii et see tuleb tasapisi. Esimese nädala tunnid on ette valmistatud ja materjalid koostatud, prinditud, sellest ma siis rääkisin eelmises videos, et siin on mul kõik asjad olemas. Klassireeglid ma panin Canvasse, need on esimesel, teisel, 3. ja 4. klassile, et suurematega ma enam ei pea tegelema seoses klassireeglitega. Ja need on mul endal tegelikult välja mõeldud, nii et nii ja naa on selle punktiga siin. Eesmärgid on läbi mõeldud, eesmärgi ma panin juba oma tööanalüüsi eelmisel või kevadel panin kirja. Klassijuhatajana, jah, osade õpilaste asjad on mul laua peale valmis pandud. Klassijuhataja tund on, natukene peab veel mõtlema mõnda asja, et päris valmis tegelikult veel ei ole. Ja garderoob, ma tean, millise kleidiga ma homme aktusele lähen, rohkem praegu garderoobiga seoses ei tea. Kotisangad on täitsa korras, sest et nagu ma ütlesin, siis ma ostsin sellel aastal uue koti endale H&M-ist. Nii, ja saigi vist sellist otsa mul siin, jah. Et põhimõtteliselt olen ma uueks õppeaastaks valmis. On mõned asjad veel, nipet-näpet asjad veel, mis oleks vaja ära teha. Unustasin veel öelda, et täna on viimane päev, kus saab osta need 2 raamatut endale. Kokku siis mõlema raamatu hind on 15,99.